Head Eesti inimesed, jaanuari lõpul tõdesin erakonna volikogul Tartus, et Eesti riigi juhtimine on jõudnud otsustamuse tühjuspunkti. Mäletate? Tsiteerin, sinna kuhu jõudis valitsus Kallase juhtimisel aastaga, on Michali juhitud trio jõudnud poole aastaga. Märtsis lagunes Michali juhitud kolmeparteiline valitsus ning kõigi kolme senise valitsuspartei ministrid andsid Michali valitsusele sisuliselt hävitava hinnaga. Majandusvaenuliku poliitika ajamine, otsustamatus julgeoleku küsimustes, juhtimisvõimetus. Ühe lehe juhtkiri tõdes pärast valitsuse lagunemist, et oleks halb, kui Michali valitsus nüüd kaheparteilisena läbi kukuks. Kuid täna peab ühiskond andma ausa hinnangu Michali valitsuse senisele 8 kuule. Tema enda valitsuse ministrid on seda hävitaval moel juba teinud. Niisiis, tuletame meelde, mida lubas läinud aasta juulis Michal Eesti inimestele. Esiteks, et tuleb maksurahu. Tegelikkus, saime sel aastal kokku €1 miljard uusi maksutõuse. Teiseks, et tegeletakse eelarve korrastamisega. Tegelikkus, saime Euroopa kiireima võlakoormuse kasvu. Kolmandaks, et vähendatakse valitsemiskulusid. Mäletate? Tegelikkus, valitsemiskulud eelarves sel aastal hoopis tõusid 155 miljonit eurot. Neljandaks, et tehakse läbipaistev riigieelarve. Tegelikkuses on ka sel aastal selgunud, et mullu jäi kasutamata 1,7 miljardit eurot ja kui palju sellest rahast võetakse kasutusele sellel aastal, on seni ajani teadnud. Viiendaks, et tegeletakse julgeolekuga. Kallase ajal ei suutnud valitsus vaatamata Kaitseväe juhataja soovitusele otsustada 1,6 miljardi suurust moonahanget. Mäletate skandaali eelmise aasta suvest? Michali valitsuse ajal võeti vastu otsus, et võimalikult kiire soetamise asemel, mida taotles Kaitsevägi, rakendatakse moonahanke 1,6 miljardit hoopis 7 aastaga. Ja see ongi põhjus, miks märtsi seisuga oli kohustusi võetud 0 euro eest. Võtame kokku. Kallase valitsus ajas poliitikat, millel polnud valimistel lubatuga midagi pistmist. Michalile anti uued lubadused, mida ei suudetud täita. Michali kolmeparteiline valitsus osutus kahjuks läbi kukkunuks. Ja see on põhimõtteline usaldusprobleem. Ühiskond ei usalda enam vastandlikke loosungeid ning riigijuhtide poolt orwelliku, silmagi pilgutamata, oma varasema seisukoha tuima näoga ümberpööramist. Ja seda dissonantsi iseloomustas Michali valitsuse energiapoliitikaalane tegevus. Kristen Michal kliimaministrina alustas ideoloogia läbisurumist, et viia Eesti 2030. aastaks üle 100% taastuvale energiale ning kes välja idee 2,6 miljardi euro suuruse tarbijate taskust renteeritava turutingimustes jätkusuutmatu meretuuleparkide projekti läbisurumiseks. Michal ja ministrid kiitlesid, mäletate veel nädalaid tagasi, et seda on ette valmistatud tohutu analüütilise pagasiga. Valitsus olevat seda arutanud üle 10 korra. Ja nii teatatigi Eesti rahvale veebruaris, et 3 valitsuspartei juhid sõlmisid kokkuleppe ühel nädalavahetusel. Michal ähvardas, et need, kes on selle kokkuleppe vastu, tahavad Eestis kaost. Tagantjärele on selgunud, et see diil sõlmiti hoopis sidevahendite teel ja üks asjaolusaline oli Londonis metroos selle peale. Mingit relevantset analüüsi paraku selle aluseks polnud. Selle agenda vastu avaldasid kriitikat energiaeksperdid ja ettevõtjad. Isamaa algatas selle peale peaministri umbusaldusavalduse ja nõudis sellest diilist taganemist. Esiteks oli tegemist kavaga, mis oleks Eesti määranud inimpõlveks kõrge elektrihinnaga ja varustuskindluse riskidega riigis. Teiseks, selle diili asjaolud tekitasid objektiivseid küsimusi seoses läbipaistmatusega. Väga tõsiseid küsimusi. Vaadake, muutusid nii võimalikud hinnaprognoosid kui prognoositav meretuuleparkide võimsuse maht, kuid üks indikaator, 2,6 miljardit tuleb maksta ja absoluudina paika. Ma hoiatasin valitsust, et halval poliitikal ei ole õiguspärast ootust ning see projekt pööratakse tulevikus tagasi. Ning riigi vastutuse seaduse alusel võidakse esitada otsustajatele ka riigile majanduslikult kahjulike otsuste eest nõude. Valitsus oli kartma ja otsus jäi õhku. Või kas ainult kartma? Kas on juhus, et valitsus pani otsuse pausile 10 tundi, sõna otses mõttes 10 tundi, pärast seda, kui oli avalikkusele tulnud teade, et Enefit Green koos Jaapani Sumitomo korporatsiooniga on valmis hankes osalema riigi äriühing.
Teisena on välja tulnud, et osale hankes osalejatest on ka nominaalne 2,6 miljardit vähe ja soovitakse selle toetuse indekseerimist. Selleks oleks vaja aga uut riigiabi lugu. Reformierakonnal on hirm. Mitte kõhklus oma otsuste sisulise kvaliteedi ees, mis on juhtimises paratamatu ja mõistetav, vaid hirm valijate pahameele ees. Ja selles olukorras kavandas Reformierakond aasta alul operatsiooni hirm, mille eesmärk on püüda põgeneda vastutuse eest ja jätkata muutunud jutupunktidega sama poliitika elluviimist. Operatsiooni hirm keskmes on kartus Isamaa ees. Sellepärast võetigi see operatsioon ette ning Reformierakond lootis, et Isamaa on ministrikohtade eest valmis tulema valitsusse ja muutuma senise poliitika kaasosaliseks. See oleks Isamaa vaates olnud vastutustundetu, ütlen teile ausalt. Olla ülekatte Reformi ja nende abiüksuse Eesti 200 valitsuses oleks tähendanud senise poliitika kaasosaliseks olemist. Ja ta oleks võtnud ära Eesti ühiskonnalt selge poliitilise alternatiivi võimaluse ja võtnud ära lootuse muutuseks. Ja seda ma Michalile ausalt ütlesin. Isamaa ei usalda peaministri ja Reformierakonna aetavat poliitikat. Poliitiline erikaal valimiste tulemusel on paraku realiteet. Michal süüdistas, et Isamaa kardab vastutust. See on vale. Sotside väljaviskamise ajal saatsin ma erakonna juhatuse otsuse alusel tõsise ja läbikaalutud ettepaneku kõigile parlamendiparteide juhtidele, ettepanekuga kaaluda Saksamaa näidet. Saksa põhiseaduses on Eesti omaga sarnane mehhanism. Poliitika ummikusse jooksmisel leppisid möödunud aasta detsembris Saksa poliitilised jõud kokku, et kutsutakse esile enne tähtaegsed valimised. Strateegiline põhjus oli väga kaalukas, et praegusel keerulisel ajal ei kaotaks Saksamaa aega, sest korralised valimised oleksid toimunud selle aasta septembris. Niisiis, Isamaa on valmis kandma vastutust riigi juhtimise eest. Kuid meie arusaam on, et seda mandaati me taotleme Eesti kodanikelt, Eesti meestelt ja naistelt, mitte ummikusse jooksnud valitsusjuhid. Nii nagu Reformierakond kardab Isamaad, kardab ta ka kodanike kohtuotsust oma poliitika üle ja välkkiirelt eitas seda võimalust. Nende üks väide oli, et praegu ei tuleks tegeleda poliitmängudega. Aga millega te siis hetkel tegelete? Küsin ma vastu. Ja teiseks, et valimised võtavad ära aega. See on vale. Uute valimiste aeg erakondade kokkuleppel saaks põhiseaduse järgi olla 20–40 päeva jooksul pärast presidendi otsust, millel on eelnenud erakondade kokkuleppel umbusaldusavaldus valitsusele. Praegu tegeleb valitsus õigupoolest siis millega? Koalitsioonileppe koostamisega kuni maikuuni. Lubage naerda. Tõsi küll, ma ei tea, mille või kelle üle. Samad mehed ja naised on meie maad juhtinud 2 aastat ja nüüd arutavad nad 2 kuud järjest, kuidas Eestit juhtida. Majanduses ja rahanduses tähendab see näiteks seda, et ametis oleva ministri kompetentsile lisaks on palutud valitsuse poolt anda oma sisend siis lahingupaarina härra Marek Reinaasale. Kus nad härra Reinaasa siis 2 aastat peitsid, et nüüd 2 kuuga annab riigi juhtimiseks vajalikku nõu Jürgen Ligile rahanduse vallas ja tulem peaks muutuma nende käsitluse järgi Eesti riigi rahanduse juhtimiskavaks. Vaadakem Michali kaheparteilise valitsuse starti objektiivselt. Nüüd neid loetud nädalaid, mis on möödunud. Esiteks, lubati viia riigi äriühingute vähemusosalused börsile. Tegelikkuses teatati 72 tundi pärast seda otsust, et Enefit Green ostetakse börsilt hoopis tagasi. See on ebausaldusväärne käitumine. Teiseks, teatati pidulikult, et asutakse langetama makse. See seisnes selles, et lubatakse ära jätta ettevõtete kasumi maksustamine ning tulumaksuvaba miinimumi 2% maksustamine, mis ootaks ees 2026. aasta 1. jaanuarist. Samad mehed ja naised Eesti riigis rääkisid meile veel paar kuud tagasi, et sellel ei ole alternatiivi. Ning Michali kinnitusel on see hädavajalik solidaarsuse huvides. Mäletate, peaminister Michal kõneles sügisel, et tulumaksu ja käibemaksu 24% maksustamine on tingimata tähtajaline ning selle jätkumisele peaksid valijad andma mandaati. Sellega, et neile maksutõusudel ei ole valijate mandaati ja see tuleks saada, oleme täiesti nõus. Kuid nüüd teatavad Michal ja Ligi, et need maksud jääksid kehtima püsivalt.
Ehk siis netopositsioon 2026. aasta vaates valitsuse maksupoliitikale. 2 maksutõusu, nende endi kokku keedetud maksutõusu hind ühiskonnale 250 miljonit eurot. 2 maksu püsivaks muutmine, selle hind ühiskonnale 500 miljonit eurot. Näete, kui lihtne. Mis usaldusväärsusest me räägime, kui tõsise näoga samad mehed ja naised muudavad oma poliitikat maksude asjus täiesti käigu peavad. Millal nad siis valetasid? Kas varem või nüüd? Usalduskriis on baasprobleem ühiskonnale. Kolmandaks, tuletan meelde, Anti Alul välja veksel, et kõigi riigiametite töötajate arvu vähendatakse 20%. Siis hakati kohe hämama, et töötajate arvu vähenemine tekiks ainult siis, kui mingeid asutusi liidetakse. Haridusministri hinnangul aga valitsemiskulusid on juba vähendatud ning seda enam vähendada varasema tehtuga võrreldes ei saa. Tuletame meelde, et tegelikult valitsemiskulud hoopis tõusid 155 miljonit eurot, nagu on hinnanud Riigikontroll 25. aastal. Sama haridusminister teatas Alul, et Keskkonnaamet suletakse. Praegu räägitakse mingit järelevalve ülesannete muutmisest. Valitsus on bürokraatlikku segadust suurendanud ja jätkab pidevalt ministeeriumide pädevuste muutmise segadusega. Nii näiteks tunnistas mulle Transpordiameti juht, et Maaeluministeeriumile ühistranspordi pädevuse andmisega tõsteti lihtsalt üks Transpordiameti osakond ministeeriumi osakonnaks. Justiitsministeerium tegeleb, teate millega? Elektroonilise sidega. Ning majandusministri prioriteet on hoopis naiste ja meeste võrdõiguslikkuse edendamine rahvusvaheliselt. Ja see ei olegi nali, vaid tema vastutusala tänases vabariigi valitsuses. Bürokraatia taas tulemine tipneb Kliimaministeeriumiga, mille moodustas Kristen Michal. Kaja Kallas nimetas seda tegevust 23. aasta kevadel Riigikogu ees roherevolutsiooniks. Olgem ausad, Eesti bürokraatia kasvu strateegiline surve tuleneb rohepöördest. Peaminister Michal on koos Keit Kasemetsaga kliimaseaduse, mis sisuliselt annab Eesti majandusele plaani majandusliku käsitluse autorid. Alul öeldi, et kliimaseadus jäetakse ära mõned nädalad tagasi. Nüüd sel reedel teatas Andres Sutt, et kliimaseadus tuleb suveks. Edasi, pange minu sõnu tähele, edasi plaanitakse minna ka tuuleparkidega. Andres Sutti üks esimesi töid selles kliimaministeeriumis oli ühe ausa ametniku vallandamine, kes tunnistas ERR-ile antud intervjuus Alendri ajal, et meretuuleparkide projekti taga on poliitiline tahe ning oma intervjuus eksperdina, ausa inimesena, sisuliselt lammutas laiali valitsuse argumentide kaardimaja. Peaminister Michal reklaamib Facebookis, et nüüd on valitsusel pikk energeetikaplaan. Milles see õigupoolest seisneb? Miks eelmine läbi kukkus? Või ei kukkunudki? Nii palju küsimusi ja nii vähe vastuseid. Küsimus on jällegi usalduses. Valitsus kõneleb julgeolekust. Ja see on asi, kus Isamaa tingimusteta toetab Kaitseväe sõjalise nõuande elluviimist ja seda venitusteta. Kaitseväe juhataja nõuanne uute võimevajaduste kohta oli valitsuse laual juba, teate millal? Septembrikuus eelmisel aastal. Kahjuks ei leidnud see mitte mingisugust reaktsiooni ei 25. aasta eelarves ega 25–28 riigieelarve strateegias. Vastupidi, eriotstarbelise varustuse kulurida, mille alt soetatakse ka moona Kaitseministeeriumi eelarves, hoopis vähenes 25. aasta eelarves 96 miljoni euro võrra võrrelduna 24. aasta eelarve. Ja seda paradoksi pole mulle valitsus siiani adekvaatselt osanud seletada. Peaminister kõneleb kaitsetööstusest, kuid vajame ka tegusid. Kaitsetööstuse liidu protestikiri üle-eelmisest nädalast toob välja kahjuks hulga Michali valitsuse ajal kokku lepitud otsuste tegemata jätmised. Ja see ei ole ideoloogiline, vaid juhtimissuutmatuse küsimus. Riigikaitse vallas on Eesti ühiskonnas baaskonsensus toetuse osas kaitsevõime arendamisega. Kahjuks valitsus ei ole suutnud tänaseks anda selget käsitlust lisaks poliitilisele lubadusele, millise aja jooksul, millise kulu eest ning millise kulukattega tehakse. Otsuste venimised on aga hind nii kaotatud aja kui ka maksumuse kallinemise läbi. Lõpuks teatas valitsus 2 nädalat tagasi, et ta nüüd toetab droonitõrjevõime arendamist Kaitseväe juhataja nõuandel. 23. aasta suvel lükkas valitsus Kaitseväe juhataja sellekohase ettepaneku tagasi ning minu toonase kirjaliku järelpärimise peale teatas kaitseminister Hanno Pevkur anekdootlikult vastuses,
et lisaks raha puudumisele tuleb arvestada, et droonid on aeglased ja palja silmaga nähtavad. Eelmise aasta septembris kutsus Isamaa valitsust algatama dialoogi Euroopa Liidus, et riigid saaksid kaitsetuludeks struktuurtoetuste ning saastekaubanduse vahendeid kasutada. Valitsus vastas meile, et neil on muud prioriteedid. Poola on juba asunud otsuseid langetama, samas Eesti valitsus ei ole kujundanud selget käsitlust. Millises ulatuses tuleks seniseid eurotoetuse kavasid ümber vaadata, kas üldse ning millistele projektidele. Seda oleks võimalik teha suurusjärgus €1 miljard ja seda oleks ka vajalik teha venitusteta. Valitsus on kõnelenud majandusarengust ning moodustanud vastava nõukoja ettevõtjatest. Vaadates ettevõtjate hävitavat kriitikat viimase 2 aasta jooksul ning kukkunud majandususaldust, siis on hea, kui valitsus vähemasti möönab ettevõtjate kuulamise vajadust. Samas üllatab mind, et Riigikantselei kodulehe andmetel ei tohiks nõukoda tegeleda maksude, valitsemiskulude, energiaootuste ning rohepöörde käsitlusega. Need on ju strateegilised valikud. Miks ettevõtjate nõu nendes asjades ei ole seni vajatud ega vajuta ka nüüd? Ettevõtjate kaasamisest rääkides tuletan meelde, et Eesti ettevõtlusorganisatsioonide seas on konsensus. Ebamõistlik oleks Eestil kiirtempos liituda Euroopa Komisjoni kavatsusega kiirendada rohepööret, seades 2040. aasta eesmärgiks 90% CO2 heitme vähendamise. Me isegi tea, kui palju see ambitsioon maksma läheb. Ettevõtlusele, inimestele. Kahjuks valitsus sõitis tuimalt sellest palvest üle. Ja nii juhtus ka FIT 55 paketi ettepanekute toetamisega 22. aasta alul, mäletate, tekib. Isamaa nõudis toonaselt valitsuselt mitte kiirkorras ühineda selle initsiatiiviga Euroopa Komisjoni poolt ning esitasime ka vastava Riigikogu avalduse eelnõu. Valitsus siiski ühines. Nüüd vaadatakse imestusega otsa sadadesse miljonitesse ulatuvale nõudele või miljarditesse ulatuvale nõudele ehitada poodid ette üle Eesti elektriautode laadimispunkte, mis on kirjas hoonete energiatõhususe direktiivis. Või LULUCF nõudesse maksta teadvate suurudes 10 või 100 miljonite eurode ulatuses raha Eesti metsade vähese süsiniku sidumise eest või ETS 2 jõustuvasse nõudesse maksustada mootorikütuste lõpphinda vähemalt 10% tõstva heitmemaksuga. Kahjuks valitsusel puudub neis küsimustes süsteemne käsitlus. Mida me hakkame peale valitsusjuhi kommentaariga eelmisest nädalast, et ettevõtjad vastutavad, 77 ettevõtjat vastutavad, kuna nad õigel ajal suud ei teinud. Ja see on vale. FIT 55 paketi osas kutsus Isamaa kokku ümarlaua toona ettevõtlusorganisatsioonide esindajatega ning nende soov, et Eesti kiirkorras õigusaktide osas kaasa ei läheks, oli konsensus. Valitsus kasutab nüüd, nagu ameeriklased ütlevad, uut labelit. Enam ei räägita kindlustundest, vaid selleks, et ollakse parempoolne. Nii et 2 aastat poliitilisi läbikukkumisi sünnitas samadest isikutest hoopis parempoolse valitsuse. Aus hinnang on, et tegemist on siiski mitte parem, vaid kehvapoolse valitsusega. Nii poliitikas sisu kui paraku juhtimise osas. Võtame kokku. Ma näen Kristen Michali tänases tegutsemises süsteemset mustrit, ütlen ausalt, mis kattub nende varasema valimiste järgse poliitika. Ja ma loetan märksõna. Ja ma püüdsin olla objektiiv. Valetamine, lubaduste mitte täitmine ja sellega lausa uhkeldatakse, et viime ellu poliitikat, millele me ei saanudki mandaati valimistel. Aja mitte hindamine, otsuste venitamine edasi lükkamine. Sisuliselt ei kaasata ega kuulata, vaid luuakse näidust. Bürokraatia vohamine ja katuse pakkumine uuele bürokraatiale, sest see loob võimuarhitektuuris näilise üleoleku tunde ja seda eesmärki teenib ka ministeeriumide pidev ümbertõstmine. Suutmatus, sõnastada rahvuslikest huvidest lähtuvat käsitlust suurtest trendidest ning sellest johtuv kaasa loksumine Euroopa Liidu tasemel. Arrogantne ning ülbe suhtumine ühiskonda, teistsugusesse arvamusse ja süüdistamine. Elukaugus ehk päris probleemid nagu rahvastikukriis, majanduse tegelik seis peidetakse lihtsalt vaiba alla. Ignoreeritakse. Kas meil on põhjust arvata, et Michal 2 valitsuses ei lähtu sellest mustrit? Paraku mitte. Peaministri juhitav Reformierakond on oma käsitlusega osutunud ühiskonna jaoks ebausaldusväärseks. Ja seetõttu ei saanud me asuda valitsuses nende võimu toetajaks. Valitsuse poliitika tulemusi tajuvad Eesti inimesed oma rahakotist ja tuleviku välja vaadates. Eurobaromeetri viimase küsitluse järgi
on Eesti perede seas viimase poole aastaga nende arv, kes arvavad, et väljavaated nende majanduslikule tulevikule lähevad halvemaks, kasvanud 18%. Reformierakonna maksuaasta jätkub. Automaks on jõustunud ning toonud rekordilise käibelanguse autode müügis. Läinud esmaspäeval, 31. märtsil, jõudis 375 000 maaomaniku jaoks tähtpäev maksta kuni 50% tõusnud maamaksu. Kokku peavad valitsuse prognoosi järgi maaomanikud maksma 30 miljonit eurot sel aastal lisaks. Eesti hinnatõus oli kogu Euroopa kiireim veebruaris ja esialgsete kiirhinnangute järgi ka märtsis. Eesti Pank prognoosib selleks aastaks 6% hinnatõusu, toidukaupadele 7%. See tähendab, et Eesti hinnatõus tuleb prognoositavalt Euroopa suurim ja me teame seda täna. Prognoositavalt, ma vaatasin teiste Euroopa riikide prognostilisi näiteid ja kommertspankadelt, keskpankadelt suurim. Ja võrdluseks, Läti ja Leedu hinnatõus prognoositakse selleks aastaks pankade poolt üle 2 korra väiksem. Valitsuse poliitika ülesanne peaks olema inflatsiooni tõkestamine, kuid olukord on täpselt vastupidine. Maksutõusude poliitika hoopis kiirendab inflatsiooni. Mida see tähendab Eesti inimestele? Maaleht tõi eile ära eakate inimeste nukra tagasiside toimetuleku kohta. Kes saab ots otsaga hakkama, keda toetavad lapsed ja kes peab sundkulude tõusu tõttu paraku tundma puudust. Eluase ja toit tuletab meelde moodustavad eakate kuludest üle poole. Valitsus kiitles seadusest tuleneva pensionitõusuga 1. aprillist. Paraku on olukord selline, et hinnatõus on suurem kui pensionitõus sellel aastal. See tähendab, et eakate ostujõud langeb sel aastal, ehk nad elavad halvemini kui aasta alul, aasta lõpus. Sama on paraku ka töötavate inimestega, nagu prognoosib Swedbank. Hinnatõusu oluline põhjus on maksutõusud. Mida me siis teeme? Seda ei saa võtta paratamatusel. Valitsuse maksutõusudest tõukuvale hinnatõusule tuleb vastu hakata. Euroopa suurim hinnatõus ei ole paratamatus. Isamaa soovitus valitsusele on selge. Esiteks, jätke ära kevadel ja suvel jõustuma pidavad kaudsete maksude tõusud, see tähendab diisli, bensiini, elektri ja gaasi aktsiisi tõus ning 2% käibemaksu tõus. Praegu tekib kaudsete maksude osas lausa absurdi situatsioon. Nii maksustab valitsus näiteks elektriaktsiisi tõusu omakorda käibemaksu tõusu. Teiseks, selle kulu katmiseks eelarvest tehke viivitusteta valitsemiskulude vähendamiseks negatiivne lisaeelarve ja vähendage valitsemiskulusid mahus, mida ise lubasite, aga ei teinud. Ja see annab ka rahalise kulu mõttes ülejäägi katta. Inflatsiooni tõrjumiseks on oluline valitsuse energiapoliitikaga lühiajalises vaates. Kutsusin detsembri lõpul valitsust julgema energiajulgeoleku huvides ka ETS1 süsteemi muutmise osas Euroopa Liidu tasemel dialoogi avama. Kahjuks seda teha ei ole. Valitsuse energiapoliitika on kiirendanud inflatsiooni. Märtsikuu elektribörsi hind spot tasemel võrreldes 24. aasta märtsikuuga on suurusjärgus 50% kõrgem. Veebruarikuu elektrienergia hind börsi spot turul võrreldes 24. aasta veebruariga on üle 100% kõrgem. Ja mäletate, mida ütles jaanuaris, kui Isamaa hoiatas Michalit hinnašoki eest elektrienergia valdkonna, mida ta ütles? Rääkis midagi, et elektrienergia hind tõuseb 1,4 senti kilovatt ja proua Lender esines meil avaldusega, kas mäletate, kliimaminister. Elektrienergia hind sellel aastal langeb. See oli nii-öelda relevantne energiamajanduse käsitlus valitsuse tasemel. Selle valitsusel on Riigikogus 52 häält. Opositsioon on erinevate poliitiliste arusaamadega parteides koosnev, lisaks kuulub parlamenti rida parteitud saadikuid. Ja ma teen ettepanekud kõigile parlamendi liikmetele. Jätame kõrvale eriarvamused muudes küsimustes ja moodustame parlamendis ühisjõu hinnatõusu vastu, seades eesmärgiks lähikuudel eesseisev käibemaksu ja aktsiiside tõus ära jätta. Kui suudame koondada 49 koalitsiooni mittekuuluvat saadikut, siis minu omavahelised kõnelused parlamendi tänasesse koalitsiooni kuuluvate mitmete saadikutega lubavad eeldada, et ka neist ei suhtu mõnedki valitsuse perspektiivi teha sel aastal Eestis Euroopa kõrgeima hinnatõusuga riik vaimustusega. Koondame huvirühmad, kogume Eesti inimeste arvamusi ja toetust, ka allkirjadega, et survestada valitsuskoalitsiooni 52 liiget.
Kui neist mõned jätavad hääletamata, oleme sisulise eesmärgi saavutanud. Ärme looda sellele, et valitsus lööb kõikuma. Tähtis on saada seisukoha muutus vaid paaril koalitsioonisaadikut. Hinnatõusu leevendamine maksutõusude ärajätmisel tähendab, et inimeste ostujõud on suurem, sisetarbimine on paremas seisus ja majanduse väljavaade on positiivsem. Ja niisiis, konkreetse sammuna ühiskonnas ühisjõud hinnatõusu vastu, et jätta ära valitsuse lähikuudel eelseisvad kaudsete maksude tõusud. Ärgem leppigem sellega, et Eesti saab pidevalt musti esikohti valitsuse töö tulemusel, nüüd siis Euroopa hinnatõusu vallas. Olgu see üks konkreetne meie ülesanne lähematel kuudel. Isamaa suudab mõjutada Eesti poliitikat. Üle-eelmisel nädalal võttis parlament vastu põhiseaduse muudatuse ja Raimond Kaljulaid, meie pidev oponent, märkis sotsiaalmeedias, et sel päeval juhtis riiki Isamaa. Suutsime ühiskonna ootuse vormida ka tulemuseks. Me suutsime valitsuse agenda meretuuleparkide projektis panna pausile. Hirm Isamaa ees viis Michali valitsuse lagunemisele. Ja see tähendab, et me peame positiivset survet suurendama. See on Eesti ühiskonna ootus. Valitsuse poliitika on paraku olnud pidur Eesti majanduskasvule. Kuidas on nõnda näinud, et meie valitsus vaatab vaikides pealt, et Eesti on Euroopas majanduse vallas mustajate näitajatega pedestal. Majandus vajab usalduse taastamist, mille tänased juhid on ära lörtsinud. Maksude alandamine ja tegelik maksurahu, inflatsiooni ohjeldamine, valitsemiskulude radikaalne vähendamine, odav elekter ehk pikaajaline Eesti huvidest lähtuv energiapoliitika, rohepöörde totaalrevisjon ning majandusvabaduse seadmine tegelikuks prioriteediks, ressursil põhineva majanduse hävitamisele embargo kehtestamine, kliimaseaduse lõpetamine ning kliimaministeeriumi laiali saamine. Eelarve kaudu juhtimine, täna äraspidiselt hoopis eelarvejuhid ja seda nõnda, et miljardid jäävad kasutamata. Ühiskonna positiivne kaasamine, ettevõtjate ergutamine, investeeringuteks, hariduses optimismi taastamine, pideva valitsuse hädaldamise asemel. Meil on teha palju ja minu sõnum siit täna hotellis saalist üle terve Eesti inimestele on, et muutus on võimalik. Muutus tuleb ja saab alguse kohalikel valimistel 25. aasta sügisel. Meie töö käib tõusvas joones, meiega liituma on oodatud kõik Eesti inimesed, kes näevad vajadust ühiselt panustada, et viia Eesti taas tõusma. Aitäh teile!